Egiptuse põhjaosas asus kunagi linn, mis oli iidse maailma kaubanduse, teaduse ja teadmiste keskuseks. See on Aleksandria. Osa iidsest linnast asub nüüd Vahemere all, vee all, praeguse Aleksandria ranniku lähedal. Arheoloogid leidsid suuri kive, sambaid, kujusid ja hoonete osi, mis kunagi seisid linna kuninglikus rajoonis. Kuid kogu Aleksandria ei vajunud korraga vee alla. Sajandite jooksul selle rannik koges maavärinaid, maalihem ja mõnede maaosade aeglast vajumist. Selle tõttu sattusid mõned paleed, templid ja iidsed sadamad mere alla. Et mõista, miks Aleksandria on nii tähtis, peame minema tagasi Aleksander Suure aega. Aastal 331 Kristur Aleksander oli Egiptuses. Ta oli noor Makedoonia kuningas, kes laiendas kiiresti oma impeeriumi Pärsia vastu. Ta oli siis vaid 24-aastane. Vahemere rannikul olles märkas Aleksander kitsast maatükki mere ja Mariotise järve vahel, mis oli suur mageveejärv ja ühendatud Niiluse jõele viivate teedega. Selle asukoht oli suurepärane. Põhjas asus Vahemeri, mida sai kasutada kaubanduseks Euroopa ja teiste Vahemere piirkondadega. Lõunas asus Mariotise järv, mis pakkus ühendust Egiptuse sisemaaga ja Niiluse jõega. Selle tõttu otsustas Aleksander sinna uue linna rajada. Ta nimetas selle Aleksandriaks oma enda nime järgi. Aleksander ei olnud esimene inimene, kes selles paigas elas. Seal oli juba väike egiptlaste asula nimega Rakotis, kuid Aleksanderi plaan oli seda laiendada ja muuta see organiseeritud sadamalinnaks. Ta ei tahtnud, et Aleksandria lihtsalt niisama ilma korraliku plaanita kasvaks. Enne kui enamik hooneid ehitati, määrati kõigepealt kindlaks, kuhu tulevad peamised teed, elamud, palee, templid ja sadam. Kreeka arhitekt Dinokrates Rodoselt peetakse tavaliselt selleks, kes aitas linna planeerida. Nad kasutasid ruudustikusüsteemi, kus peamised tänavad olid sirged ja korralikult ristusid omavahel. See oli nagu suur kast, mis jagas linna erinevateks osadeks. Tänu sellele oli inimestel, vankritel ja sadamast toodavatel kaupadel lihtsam liikuda. Laiad tänavad aitasid ka mereõhul linna pääseda ja vähendasid tugevat kuumust. Suurimat tänavat nimetati Kanopose teeks. See kulges idast läände ja ühendas Aleksandria tähtsaid osi. Kuid Aleksander ei jäänud linna ehitamist nägema. Mõni kuu pärast Aleksandri asutamist jätkas ta oma sõjalist kampaaniat Pärsia impeeriumi vastu. Ta ei naasnud enam Egiptusesse. Aleksander suri Babylonis aastal 323 Kristun. Ta oli siis vaid 32-aastane. Ta jättis maha tohutu impeeriumi, kuid tal ei olnud selget täiskasvanud pärijat, kes suudaks seda juhtida. Seetõttu jagasid tema kindralid impeeriumi erinevateks osadeks. Egiptuse sai endale kindral Ptolemaios. Ptolemaios oli endine komandör ja Aleksandrose lähedale kaaslane. Kui ta oli Egiptuse enda valdusesse saanud, muutis ta selle oma enda kuningriigiks. Hiljem sai temast Ptolemaios esimene Soter, Ptolemaioste dünastia esimene kuningas. Dünastia on järjestikuste valitsejate perekond, kes pärinevad samast suguvõsast. Ptolemaiose perekonna ajal sai Aleksandriast Egiptuse pealinn. Kuid Ptolemaios ei toonud uude linna ainult valitsust. Ta kasutas ka Aleksandrose nime ja mälestust, et tugevdada oma õigust valitsejana. Kui Aleksandrose keha toodi Babylonist, see jõudis Egiptusesse. Väidetavalt maeti see esmalt Memphisesse, hiljem viidi see suurde hauakambrisse Aleksandrias. Aleksandrose haud oli tähtis, sest teda tunti kui üht suurimat vallutajat muistsetel aegadel. Paljud valitsejad, sõdurid ja külalised tahtsid tema hauda näha. Kuna Aleksandrose keha oli Aleksandrias, linn muutus inimeste silmis veelgi väärtuslikumaks. See oli nagu Ptolemaiose viis näidata, et tema kuningriik on Aleksandrose nime ja võimu tõeline pärija. Kui tema valitsus tugevnes, ehitati ka Aleksandria kiiresti üles. Üks tähtsamaid projekte oli Heptastadion. See oli pikk tee, mis ehitati vee peale. Selle pikkus oli umbes 1,2 kilomeetrit ja see ühendas mandriosa Parose saarega. Tänu selle tee rajamisele jagunes rannik ja tekkisid 2 peamist sadamat. Idaosas asub suur sadam, kus paikneb kuninglik linnaosa ja palju tähtsaid hooneid. Läänes asub Ionostose sadam, mille nimi tähendab turvalist tagasipöördumist
olid need 2 sadamat suureks abiks Aleksandria arengule. Siia saavad randuda laevad, mis toovad nisu, papüürust, puitu, veini, õli, metalli ja muid tooteid. Aleksandriast saadetakse ka teistesse riikidesse palju nisu, mis pärineb Egiptuse viljakatelt maadelt. Selle tõttu sai Aleksandria kiiresti üheks tähtsaimaks sadamalinnaks Vahemere ääres. Aga Ptolemaiose unistus oli veelgi suurem. Ta ei tahtnud, et linn oleks rikas ainult kaubanduse poolest. Ta soovis teha Aleksandriast ka õppimise ja teadmiste keskuse. Tema poeg Ptolemaios II jätkas seda plaani. Nende 2 valitsemise ajal ehitati ja laiendati paleesid, templeid, sadamaid ja hooneid, mis olid mõeldud teadlastele. Aja jooksul kasvas Aleksandria elanikkond märkimisväärselt. Täpset arvu ei teata, sest ajaloolaste hinnangud erinevad üksteisest. Kuid arvatakse, et see ulatus 100 000 inimesteni ja hiljem sai sellest üks suurimaid linnu muistse maailma seas, kohe Rooma järel. Siin ei elanud ka ainult üks rahvusrühm. Uue valitsusega saabusid siia ka kreeklased ja makedoonlased. Samuti elas siin palju kohalikke egiptlasi. Ka linna juudi kogukond kasvas samuti, koos kaupmeeste ja võõramaalastega, kes saabusid Vahemere erinevatest piirkondadest. Nad elasid kõik koos Aleksandrias, kuid nende õigused ja elustiil polnud alati ühesugused. Igal rühmal olid oma kogukonnad, traditsioonid ja linnaosad. Aleksandria kirdeosas asub kuninglik kvartal, mida nimetatakse Protioniks. Siin paiknes lai Ptolemaioste kuningate palee kompleks. See ei olnud ainult üks palee, vaid koosnes paljudest hoonetest, aedadest ja sisehoovidest, templid, kontorid ja kuningliku perekonna eluruumid. Siin lähedal asus ka Aleksandria tähtsaim õppekeskus. Siin alustasid Ptolemaioste dünastia liikmed suurt projekti, koguda ühte linna kogu maailma teadmised, mis pärinesid erinevatest maailmapaikadest. Aleksandria kuninglikus kvartalis asuvad paleed, templid, teatrid, gümnasioon ja linna kõige olulisem õppekeskus. Kuid kõigi Aleksandrias elavate inimeste elu ei olnud võrdne. Kreeklased ja makedoonlased olid valitsuses kõrgeimal positsioonil. Nemad kontrollisid suurel määral poliitikat, sõjaväge ja linna tähtsamaid ettevõtteid. Kreeka keel oli ka Ptolemaioste valitsuses peamine keel. Aleksandrias oli ka suur juudi kogukond. Paljud neist olid kaupmehed, käsitöölised ja teadlased. Neil olid oma juhid ja usukogukond, aga olid nad ka osa kaubandusest ja linna igapäevaelust. Aleksandrias tõlgiti ka suur osa heebrea piiblist kreeka keelde. Tõlge nimetati Septuagintaks. Tänu sellele said rohkem kreeka keelt kõnelevad inimesed juudi pühakirju lugeda. Samal ajal elas suur osa põliselanikest egiptlastest Rakotises, endises asulas, mis seal enne Aleksandria rajamist asus. Paljud egiptlased töötasid sadamas, ehitusplatsil, põldudel, töökodades ja rikaste perede kodudes. Nemad moodustasid suure osa tööjõust, mis linna käigus hoidis, kuid nende võim oli piiratud kreeklaste kontrollitud valitsuses. See tähendab, et Aleksandria oli avatud paljudele kultuuridele ja teadmistele, kuid kõigil elanikel ei olnud võrdsed õigused. Sellest hoolimata linn jätkas rikastumist tänu kaubandusele. Iga päev saabusid Aleksandria 2 sadamasse laevad, mis tõid nisu, veini, õli, puitu, metalli, papüürust, vürtse ja muid tooteid. Selleks, et laevad turvaliselt kohale jõuaksid, Ptolemaioste dünastia ehitas Parose saarele tohutu suure tuletorni. Projekt algas Ptolemaios esimene ajal ja valmis tema poja Ptolemaios teise ajal umbes 3. sajandil Egeristus. Selle ehitas Kreeka arhitekt Sostratos Knidosest. Seda nimetati Aleksandria tuletorniks ehk Aleksandria Farosseks. See oli üks 7 maailma imest, selle kõrgus oli hinnanguliselt üle 100 meetri. See oli tol ajal tavapäraste hoonetega võrreldes väga kõrge. Selle alumine osa oli lai ja 4-nurkne. Selle kohal oli kitsam keskosa ja kõige tipus oli tuli, mis juhatas laevu öösiti. Päeval võidi kasutada poleeritud metalli, et valgus oleks kaugelt paremini nähtav. On iidseid lugusid, et selle suurt peeglit sai kasutada vaenlase laevade põletamiseks. Kuid pole kindlaid tõendeid, mis seda kinnitaksid. On selge, et tuletorn oli Aleksandriasse saabuvate laevade jaoks väga oluline. See näitas ka, kui arenenud oli tolle aja inseneriteadus ja kui rikas oli linn. Kuid tuletorn ei olnud Aleksandria kõige olulisem panus ajalukku. Kuninglikus kvartalis seal asus Mauseion.
sõna Mauseion tähendab kohta, mis on pühendatud muusadele, jumalannadele, kes on seotud kunsti ja teadmistega Kreeka usundis. Siit pärineb ka tänapäevane sõna muuseum. Aga see ei ole muuseum, kus näeb ainult vanu asju. See on suur uurimiskeskus, kus töötavad matemaatikud, arstid, astronoomid, kirjanikud ja filosoofid. Kuningas toetab neid, teadlastel on elukoht, toit ja palk, et nad saaksid lugeda, kirjutada, vaielda ja uurimistööd teha. Mauseoni juurde kuulus ka kuulus Aleksandria raamatukogu. Raamatukogu eesmärk oli ambitsioonikas. Ptolemaioste eesmärk oli koguda ja kopeerida olulisi raamatuid ja käsikirju maailma eri paigust. Sel ajal ei olnud veel trükitud raamatuid. Tekstid olid tavaliselt kirjutatud pikkadele papüüruse rullidele. Mõnede iidsete allikate kohaselt kontrolliti Aleksandriasse saabuvate laevadega kaasa toodud rulle. Ümberkirjutajad tegid neist koopiad ja mõnikord tagastati koopiad, samal ajal kui originaalid pandi kuninglikku kollektsiooni. Me ei tea täpselt, kui palju rulle raamatukogus oli. Vanimad hinnangud ulatuvad 10 000 kuni 100 000 rullideni. Kuid on selge, et see oli üks suurimaid teadmiste kogusid antiikajal. Tänu Ptolemaioste toetusele Aleksandriasse saabusid tolle aja parimad mõtlejad. Üks neist oli Eukleides, matemaatik, kes õpetas ja töötas Aleksandrias. Ta kirjutas teose Elemendid, mis on kogumik seletusi geomeetria ja matemaatika kohta. Seda raamatut kasutati õppimiseks üle 2000 aasta. Seal oli ka Eratosthenes, matemaatik, astronoom ja Aleksandria raamatukogu juht. Ta kasutas Egiptuses 2 koha varjud erinevust, et hinnata maailma suurust. Tal ei olnud satelliite ega kaasaegseid seadmeid. Ta kasutas ainult mõõtmist, varju, kaugust ja matemaatikat. Hämmastav on see, et tema tulemus oli väga lähedal maa tegelikule ümbermõõdule. Meditsiinivaldkonnas Aleksandrias töötas Herofilos. Ta uuris aju, närve, silmi ja erinevaid inimese kehaosi. Ta oli üks esimesi iidseid arste, kes selgelt õpetas, et aju, mitte süda, on mõtlemise keskuseks. Oli ka astronoom Aristarchos Samoselt. Ta pakkus välja, et maa pöörleb oma telje ümber ja liigub ümber päikese. Enamik inimesi ei võtnud tema ideed tol ajal vastu. Veel mitmeid sajandeid inimesed uskusid pigem, et maa on universumi keskpunktis. Mõne sajandi pärast, kui Aleksandria oli juba Rooma võimu all, elas ja töötas seal leiutaja nimega Hiro Aleksandriast. Ta lõi palju kummalisi masinaid. Üks neist oli joolipile. See oli pöörlev metallist kuul. See pöörleb, kui aur väljub 2 kõverast torust. See ei olnud praktiline aurumasin, mis suudaks käitada sõidukit või suurt tehast. Aga see näitas, et auru saab kasutada mehaanilise liikumise loomiseks. Hiro tegi ka templite jaoks automaatsed uksed. Kui altaril süüdati tuli, kuumenes selle all olev õhk. Vesi liigub anumates ja tõmbab köisi, mis avavad ukse. Inimestele, kes seda vaatavad, tundub, et jumalad avavad ukse ise. Tegelikult aga paneb selle liikuma masin. Ta kujundas ka mindiga töötava masina, mis väljastab natuke püha vett. Kui mind sisse visata, laskub kang ja avaneb väike veekanal. See on nagu iidne müügiautomaat. Kõiki Hiro leiutisi ei kasutatud suurteks töödeks. Enamik olid lihtsalt survedemonstratsioonid, õhk, vesi ja mehaaniline liikumine. Aga need näitasid, kui kaugele võib jõuda kujutlusvõimega. Kui on olemas koht, mis toetab inimesi, kes tahavad õppida ja katsetada. Pärast enam kui 200 aastat Ptolemaioste valitsemist hakkas Rooma sekkuma Egiptuse probleemidesse. Aastal 48 enne Kristus Aleksandriasse saabus Julius Caesar, võimas Rooma kindral. Sel ajal oli Egiptuse kuningliku perekonna vahel konflikt. Trooni pärast võitlesid Kleopatra 7 ja tema noorem vend Ptolemaios 13. Nad olid küll õed-vennad, kuid traditsiooni kohaselt peeti neid ka rivaalitsevateks valitsejateks oma kuninglikus perekonnas. Julius Caesar asus Kleopatra poolele. Selle tõttu ründas Ptolemaiose armee Aleksandria osa, kus paiknesid Caesari Rooma sõdurid. Caesari armee oli ümber piiratud ja arvuliselt väiksem. Et vaenlane ei saaks kasutada sadamas olevaid laevu, ta käskis mõned laevad põletada. Tuli levis sadama osadele ja lähedal asuvatele hoonetele.
Siit sai alguse kuulus lugu, et Julius Caesar põletas maha kogu Aleksandria raamatukogu ja kõik selle sisu hävis vaid ühe ööga. Kuid tõenäoliselt see nii ei olnud. Järgnevad ajaloolised ülestähendused näitavad, et Museion ja selle teadlased jätkasid tegevust ka pärast Caesari aega. Võimalik, et sadama lähedal asuvad laod, kus hoiti papüüruserulle, põlesid maha. Võib-olla kadus siiski palju, kuid pole kindlaid tõendeid, mis kinnitaksid, et kogu peahoone hävis tol ajal täielikult. Seega ei ole Aleksandria raamatukogu kadumine lihtsalt ühe suure tulekahju lugu. Selle asemel nõrgenes see järk-järgult sõdade, valitsuse muutuste, rahastuse kadumise ja teadlaste toetuse vähenemise tõttu. Aleksandria jäi neist probleemidest ellu, kuid pärast seda ei olnud Ptolemaioste perekond enam Egiptuse kõige võimsam jõud. Rooma hakkas linna üle kontrolli haarama, aga mis siis juhtus? Pärast lahingut Aleksandrias Julius Caesar naasis Rooma, kuid aastal 44 enne Kristuse ta tapeti ühe Rooma senaatorite rühma poolt. Selle tõttu puhkes Roomas taas võimuvõitlus. Üks tollaseid kõige võimsamaid Rooma kindraleid oli Mark Antony. Tema juhtis suurt osa Rooma idaaladest, sealhulgas piirkondi, mis asusid Egiptuse lähedal. Ta lõi liidu Kleopatra VII, Egiptuse kuningannaga. Nende suhet kirjeldatakse sageli kui üht armastuslugu, aga nende suhe oli enamat kui see oli ka poliitiline ja sõjaline liit. Antoniusel oli vaja Egiptuse rikkust, laevu ja nisu. Kleopatrale oli aga vaja võimsa Rooma kindrali toetust, et säilitada oma kuningriigi iseseisvus. 34 aastal Kristar korraldasid nad Aleksandrias suure tseremoonia. See on nüüd tuntud kui Aleksandria annetused. Paljude inimeste ees määrasid Antonius ja Kleopatra pärandatavad territooriumid. Samuti kuulutasid nad Kleopatra poja Caesarioni, keda peeti Julius Caesari pojaks, kuningate kuningaks. Nende sõnum oli selge, nad tahtsid teha Aleksandriast võimsa idapoolse kuningriigi keskuse. Aga see oli Octavianusele suur oht, Julius Caesari adopteeritud poeg ja pärija. Ta oli Mark Antoniuse rivaal Rooma juhtimisel. Octavianus kasutas Aleksandria tseremooniat propagandana. Ta lasi paista, et Antonius oli Rooma vabariigi hüljanud ja andis Rooma territooriumid Kleopatrale. 31 aastal enne Kristur nende laevastikud võitlesid Actiumi lahingus Kreeka lähedal. Antoniuse ja Kleopatra ühendatud laevastik sai lüüa. Nad põgenesid mõlemad tagasi Aleksandriasse. Kui Octavianuse armee järgmisel aastal Egiptusesse jõudis, polnud Antoniusel ja Kleopatral enam piisavalt jõudu, et võidelda. Marcus Antonius tegi enesetapu. Mõne päeva pärast suri ka Kleopatra. Pole kindel, kuidas ta seda tegi. Tuntud on lugu maohammustusest, kuid pole piisavalt tõendeid, mis kinnitaksid, et see oli tõeline põhjus. Aastal 30 Kristor Egiptus langes lõplikult Octaviani kätte. Hiljem hakati teda kutsuma Augustuseks ja temast sai Rooma esimene keiser. Egiptusest sai Rooma provints, mida keiser otseselt valitses. Sellega lõppes peaaegu 300 aastat kestnud Ptolemaioste dünastia valitsemine, kuid Aleksandria tähtsus ei kadunud. See jäi Rooma impeeriumi üheks suurimaks ja rahvarohkeimaks linnaks. See oli ka üks tähtsamaid sadamaid, mille kaudu veeti nisu Egiptusest Rooma. Nisu oli oluline, sest Rooma elanikkond oli väga suur. Kui laevad Aleksandriast hilinesid, võis toidust puudust tulla ja pealinnas tekkida rahutusi. See tähendab, et kuigi Rooma kontrollis Egiptust, sõltus impeerium siiski toodetest, mis liikusid läbi Aleksandria. Kuid samal ajal, kui toit tõi linnale jõukust, süvenesid erinevate kogukondade vahelised pinged. Aastal 38 MAI külastas Aleksandriat Herodes Agrippa I, juudi valitseja, kes oli Rooma keisri sõber. Mõned linnas elavad kreeklased ei võtnud teda hästi vastu. Nad pilkasid Agrippat ja tegid etenduse, et tema kuningaks olemist naeruvääristada. Pinged kasvasid ja see viis ulatusliku konfliktini Kreeka ja juudi kogukondade vahel. Rünnati mitmeid elamuid ja sünagooge. Paljud inimesed said vigastada või hukkusid. See segadus tõi esile Aleksandria pikaajalise probleemi. Paljud kultuurid elasid linnas koos, kuid see ei tähendanud, et nende suhted olid võrdsed ja rahumeelsed. Oli kreeklasi, kes soovisid säilitada oma poliitilist võimu. Oli juute, kes kaitsesid oma kogukonda ja õigusi. Samal ajal soovisid ka põliselanikest egiptlased suuremat rolli ühiskonnas. Kui Kristus levis, kasvasid konfliktid veelgi.
Tekkinud oli pingeid Vana-Kreeka ja Egiptuse religioonide järgijate ning kasvava kristliku kogukonna vahel. Ka kristluse sees tekkisid vaidlused, sest erinevatel rühmadel olid oma uskumused selle religiooni kohta. Samal ajal tasapisi hakkas Aleksandria kaotama oma endist staatust kui kõige olulisem õppekeskus. Linnas tegutsevad endiselt õpetlased ja koolid, kuid valitsus ei anna enam nii palju rahalist toetust. Roomas, Ateenas, Konstantinoopolis ja teistes linnades on tekkinud ka teised õppekeskused. Pärast seda saabus loodusõnnetus, mis muutis Aleksandria rannajoont. 21. juulil aastal 365 meie ajaarvamise järgi väga tugev maavärin toimus Kreeta saare lähedal. Maavärina mõju ulatus paljudesse Vahemere piirkondadesse, sealhulgas Aleksandriasse. Pärast maavärinat taandus vesi äkitselt rannikult. Merepõhi tuli nähtavale ja mõned kalad ning laevad jäid kuivale maale. Tol ajal ei saanud inimesed veel aru, mida see tähendab. Mere taandumine oli tegelikult hoiatuseks läheneva tsunami eest. Mõne aja pärast tuli vesi tagasi tohutu laine kujul. See ületas Aleksandria sadamad ja madalad alad. See viis endaga kaasa inimesi, maju, kaupu ja suuri laevu. Vanaaajaloolase Ammianus Marcellinuse sõnul hukkus Aleksandrias tuhandeid inimesi. Kuid täpset arvu ei saa me enam kindlaks teha. Suured kahjustused said hooned ja linnaosad mere lähedal. Üks enim kannatada saanud piirkondi oli endine kuninglik kvartal, kus kunagi asusid Ptolemaioste ja Kleopatra paleed. Mõned muistse Aleksandria osad sattusid vee alla mitte ainult tsunami tõttu. Paljude sajandite jooksul rannikualad kogesid korduvalt maavärinaid, maa liikumine, varingud ja veetaseme aeglane tõus. Selle tõttu uppusid mõned kuningliku kvartali ja sadamaosad. See on põhjus, miks tänapäeval võib näha suuri kujusid, sambaid, kive ja templite osi vee all Aleksandria lähedal. Tsunami ei hävitanud linna täielikult, kuid see uputas suure osa Aleksandria endisest võimukeskusest. Kui linn püüdis taastuda, jätkusid muutused Rooma impeeriumi usus ja poliitikas. 4. sajandi lõpus keelas keiser Theodosius I paganlikud ohverdused ja toetas paljude vanade religioonide templite sulgemist. Aleksandrias Serapeumist sai pingete keskpunkt. See oli suur Serapisele pühendatud tempel, jumal, kes ühendas endas Kreeka ja Egiptuse religiooni elemente. See ehitati Ptolemaioste ajal, et luua religioosne sümbol, mida nii kreeklased kui egiptlased võiksid tunnustada. Aastal 391 või 392 Metaniuka linnas puhkes lahing paganate ja kristlaste vahel. Pärast segadust hävitasid piiskop Theophiluse juhtimisel kristlikud toetajad Serapeumi. Samuti hävitati suur Serapise kuju. On jutte, et Serapeumis hoiti varem Aleksandria raamatukogu rulle. Kuid pole kindel, kas templis oli selle hävitamise ajal veel suur raamatukogu kogu alles. Seega ei ole õige öelda, et kogu Aleksandria raamatukogu hävis just seal ja vaid ühe päevaga. Tõenäolisem on, et kogu kadus järk-järgult tulekahjude, sõdade, rahapuuduse, teadlaste lahkumise ja valitsuse muutuste tõttu. Üle 20 aasta hiljem veel üks sündmus näitas, kui palju Aleksandria oli muutunud. Aastal 415 MJ linnas elas tuntud teadlane Hüpatia. Ta oli matemaatik, astronom, filosoof ja õpetaja. Ta oli matemaatiku Theoni tütar ja õpetas õpilasi, kes olid pärit erinevatest usunditest ning kellel olid kõrged ametikohad valitsuses. Üks tema lähedastest inimestest oli Orestes, Aleksandria Rooma kuberner. Sel ajal oli Orestesel tõsine konflikt Ciriiliga, linnamõjuka kristliku piiskopiga. Nad võitlesid selle üle, kui suur peaks olema valitsuse ja kiriku võim Aleksandrias. Kuna Hüpatia oli Orestese sõber ja nõuandja, ei levinud süüdistus, et just tema takistab kahe juhi leppimist. Puuduvad selged tõendid, et Ciriil oleks otseselt andnud käsu Hüpatia tapmiseks. Kuid märtsis 415 aastal Peekruustul veda peatas grupp kristlasi, kui ta oma tõllas sõitis. Ta tiriti ühte hoonesse ja tapeti jõhkralt. Hüpatia tapmine polnud lihtsalt teaduse ja religiooni vaheline võitlus. See oli osa suuremast konfliktist, mis puudutas poliitikat, religiooni ja kontrolli üle Aleksandrias.
kuid see saatis võimsa sõnumi. Linn, mis kunagi pakkus peavarju ja toetust inimestele, kes küsisid ja õppisid, muutus kohaks, kus tuntud teadlane võidi tappa, sest ta sattus võimsate rühmituste võitluse keskele. Aleksandria ei lõppenud sellega siiski lõplikult. Kaubandus, õppimine ja elu linnas jätkusid, kuid Aleksandria, mis kunagi unistas kogu maailma teadmiste kogumisest, hakkas tasapisi kaduma. See ei langenud ühe ööga. Iga sõjaga nõrgenes see. Maavärin, tsunami, rahutused ja valitsuse muutused ja iga palee, templi, raamatukogu või teadlase kaotusega kahanes ka linna endine hiilgus. Aleksandria ei lõppenud täielikult pärast Hüpaatia surma, kuid see ei suutnud enam taastada oma endist võimu valitsuse ja teadmiste keskpunktina. Aastal 641 Emajet, Araabia moslemite armee, vallutas Egiptuse. Mõne kuu pärast läks ka Aleksandria nende kontrolli alla. Nad ei teinud linnast uut pealinna. Selle asemel rajasid nad uue valitsuskeskuse nimega Fustat, mis asus praeguse Kairo lähedal. Kuna valitsus kolis Fustati, vähenes Aleksandria poliitiline tähtsus järk-järgult. Kaubateed muutusid samuti, elanikkond vähenes ja paljud teadlased, kes varem linnas töötasid, läksid lahku. Kuid kuulus Aleksandria tuletorn jäi siiski alles. See oli laevadele teejuhiks üle 1000 aasta, kuid seda kahjustasid korduvalt tugevad maavärinad. Lõplikult varises see kokku pärast 14. sajandi maavärinaid. 15. sajandil ehitas sultan Qaitbai suure kindluse endise tuletorni asukohale. Arvatakse, et kindluse ehitamisel kasutati mõningaid kive, mis pärinesid hävinud Faarosest. Aja jooksul Aleksandria jätkas nõrgenemist, olles kunagi üks maailma suurimaid linnu. Ottomani perioodi lõpus muutus see väiksemaks sadamaks ja kalurikogukonnaks, kuid iidne Aleksandria ei kadunud täielikult. 1990-ndatel algas linna sadamas ulatuslik veealune väljakaevamine. Arheoloogid leidsid suuri kiviblokke, kujusid, sfinkse, sambaid ja osi hoonetest, mis kunagi seisid kuninglikus kvartalis ja Aleksandria tuletorni juures. Franco Dio meeskond tuvastas ka uppunud sadamaosi, paleed, templid ja teed Ptolemaioste ja Kleopatra ajastust. Paljud artefaktid jäävad mere alla, et neid kaitsta ja uurida seal, kus need leiti. Need leiud näitavad, et Aleksandria endine hiilgus ei ole lihtsalt legend. Tõepoolest, siin seisis kunagi tohutu tuletorn. Kuningate paleed ja hooned, mida külastasid antiikaja parimad teadlased. Siin uuriti maailma suurust. Siin kirjutati olulisi geomeetria tekste ja siin loodi iidseid masinaid, mis töötasid vee, õhu ja auruga. Kuid Aleksandria ei kadunud ühe tulekahju, maavärina ega vallutaja tõttu. See nõrgenes järk-järgult järjestikuste sõdade, rahutuste ja looduskatastroofide tõttu, kaubateede muutumise ja toetuse kadumise tõttu institutsioonidele, mis seda tugevaks tegid. See on Aleksandria kõige olulisem õppetund. Ühiskonnal ei piisa ainult paleede, raamatukogude loomisega, tuletorni ja arenenud tehnoloogiaga. Seda tuleb kaitsta ka teadmiste, ühtsuse ja seda edasi kandvate inimeste toel. Sest kui jäetakse hooletusse asjad, mis linna tugevaks tegid, võib see järk-järgult kaduda, kuni selle endised paleed ja monumendid leitakse vaid merepõhjast.